Nii, ma mõtlesin, räägin lahti ka selle funktsionaalsuse siin, kui te olete avanud selle 3D mudeli ja siin sees on võimalik esiteks liikuda nootega edasi-tagasi paremale-vasakule vastavalt sellele, kuhu te minna soovite või siis hiirega, et plõksides siis ettepoole. Nüüd siin all on hunnik ikoone, ma räägin need kiirelt siin lahti, mida nad teevad ja esiteks siin kõige vasakpoolne on siis kogu selle hoone 3D mudel, hiire parema klahviga on võimalik seda ringi pöörata vastavalt, kuidas te seda soovite, ümber oma telje. Hiire rattaga on võimalik sisse zoomida ja hiire vasakpoolse klahviga on siis võimalik seda paremale vasakule üles alla liigutada, nii et ja tagasi võimalik minna siis kas klikates konkreetselt see peale, läheb siis juba konkreetse korruse konkreetsesse ruumi ehk niimoodi võimalik siin sees siis navigeerida. Nüüd siin on olemas korruste plaan ehk siin on olemas 3 korrust hetkel. Korrus 2 nõnda nimetatud on poolkorrus, kus mul sisuliselt, kus ma vedasin skänneriga käiku, mis on see trepikoda ja see koridor siin, ehk see läks siin teise korrusesse ja selle tootmishoone õige korrus on siis hetkel 3. kihis. Nüüd korruseplaane on võimalik siis avada samamoodi, vajutades siis vaata korruseplaani ehk siis pealtvaade siin ja see on nüüd hetkel siis ühe korruse plaan. Nüüd need valged jooned siin, mis siin on välja joonestatud, on sisuliselt nagu sa selle 3D skänni laed üles serverisse, siis AI tänaseks võtab kätte ja tõstab ise välja seinad. Ta teeb kohati küll vigu, aga täna juba päris täpselt, kohati tuleb neid korrigeerida ja ta teeb seda selle jaoks, et kui siit sisse lükata ülevalt nüüd paremalt nurgast show dimensions ehk siis vaata mõõte, siis ta sisuliselt automaatselt katalogiseerib tänaseks ära kõik ruumid, mõõdab need ära ise ja on võimalik kätte saada juba siis nende kasulik pind vastavalt siis siseseintele, nii et ehk selline kokkuvõte, mida need valged siin jooned teevad, need on võimalik välja kustutada, need on võimalik ümber seada ja need on võimalik ka välja lülitada, et need asjad ei segaks kasutaja kogemust. Nüüd siia sisse minnes või hüpates siis samamoodi, kui kõik asjad on sees, siis te automaatselt näete tänaseks juba ruumide kõrgusi automaatselt, seinte pikkusi, ehk kogu see info on võimalik kätte silmad ette, kui kellelgi seda vaja on, et selline väike ja kiire ülevaade siis kogu sellest funktsionaalsusest siin, et